Tere! Mina olen Kaido Pajumaa, Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja ning sa vaatad videopodcasti teemal, kuidas hinnata juhte inimeste juhtimises. Nimelt üks levinud probleeme, millega just tegevjuhid ja peadirektorid hädas on see, et nad küll soovivad, et nende keskastme juhid ja nende esmatasandi juhid tegeleksid rohkem oma inimestega, keskenduksid rohkem nende arendamisele ja nende juhtimisele, aga keskastme juhid kipuvad tegelikult tegelema ikkagi rohkem protsessidega, ülesannetega, kontrollisüsteemidega, mõõdikute jälgimisega, kõige sellise tehnilisega. Ja tegelikult pole midagi halba selles, et juhid ka selle osaga tegelevad, aga kui me eraldame kaks rolli, millest üks siis võiks olla selline spetsialisti roll ja teine võiks olla juhi roll, siis kahjuks paljud tänased ikkagi juhina töötavad inimesed rohkem just kasutavad seda spetsialisti rolli. Ehk siis nad on harjunud võib-olla minevikust, kui nad olid veel reaalselt spetsialistid, nad on harjunud tegema teatud spetsialisti ülesandeid ja see oli see, mis neid omal ajal edukaks tegi, see oli see, mis neile tulemusi tõi ja see oli ka see, mis tegelikult andis neile võimaluse üldsegi võib-olla juhiks hakata. Ja nüüd tänasel juhi positsioonil, kuigi tema ümber on inimesed, tema ümber on keegi, keda ta nimetab meeskonnaks ja kes peaks aitama temal edukas olla, siis praktika on sageli see, et juht jätkuvalt tegeleb oma spetsialisti tööga. Nüüd, mida siis tehakse, et neid juhte rohkem inimeste kesksemaks aidata, ongi see, et tellitakse näiteks juhtimiskoolitused. Ja heas usus, võib-olla mitu korda aastas, saadetakse juhid ühele koolitusele, saadetakse teisele koolitusele, saadetakse kolmandale koolitusele, aga mitte midagi ei muutu. Miks? Sellepärast, et ühelt poolt paljud juhtimiskoolitused on sellise, ütleme siis, intellektuaalse iseloomuga, et juhid osalevad seal, kuulavad, mõtlevad kaasa, teevad märkmeid, nad saavad justkui targemaks, aga praktikasse tegelikult mitte keegi mitte midagi ei rakenda või kui siis väga-väga vähe. Seetõttu oma tunnustava juhtimise programmi olen püüdnud üles ehitada võimalikult praktiliselt, mis tähendab seda, et päeva esimene pool on ka selline rohkem nagu tausta selgitav ja teemasid avav, aga päeva teine pool on hästi-hästi praktiline, mille käigus siis juhid saavad konkreetsed tööriistad selleks, et selle esimese päeva materjali ellu rakendada. Aga ega see veel ei tähenda, et nad saavad need tööriistad, et nad reaalselt lähevad ja neid tööriistu ka rakendama hakkavad. Omalt poolt olen välja pakkunud muidugi selle, et davai, meil on koolitus, saame kuu aja pärast uuesti kokku, teeme järelkohtumise, vaatame, kuidas läinud on. Kuidas on läinud? Üldjuhul on nii läinud, et 15 juhist, kes tulevad, võib-olla 2 tükki on päriselt pingutanud, on päriselt proovinud, võib-olla 5 tükki on midagi oma mõtteviisis muutnud, midagi jälginud oma käitumise juures, aga julgelt umbes pooled grupist istuvad võib-olla pilku peites ja ütlevad, et pole aega olnud midagi proovida, harjutada, sellepärast, et päris tööd on olnud vaja teha. Ja nüüd see ongi väga-väga suur dilemma. Kui inimene on spetsialist, siis võib öelda, et tema päris töö on tegeleda siis spetsialisti ülesannetega. Ehk siis teisiti öelduna, need on mingid eesmärgid, on mingid tegevused, on tulemused. Ehk siis selline triaad nagu. Sul on eesmärk, sul on mingi tegevus, mis sa siis teed selleks, et see eesmärk saavutada ja siis on tulemus, siis sa pärast jälgid, kuidas see kõik õnnestus. Ja nüüd sellises nagu spetsialisti lõksus olevad juhid teevad jätkuvalt seda sama asja, et need püstitavad endale eesmärgid ja oma töötajatele, siis on nendel mingisugune tegevusplaan, igaühel on mingisugused tegevused, mida te peate tegema ja siis on tulemuste kontrollimine. Aga selle kõrval tegelikult on siis inimestega intensiivsem tegelemine, mis tähendab seda, et kuidas nendele siis nagu lähemale jõuda, kuidas moodi näiteks barjääre meeskonnas lõhkuda, kuidas moodi oma töötajate tegelikest vajadustest paremini aru saada. Ja see osa tegelikult on tihtilugu liialt selline, ma ei tea, pehmekoeline, mis tõttu siis paljud juhid eelistavad ka sellega mitte väga tegeleda. Nüüd tihti on niimoodi, et juht siis tuleb oma nende tegevjuht või keskastme juhtidega järelkohtumisele ja avastame siis üheskoos, et ei olegi vahepeal midagi nagu proovitud teha.
ja näen sageli, kuidas moodi tegevjuht istub ka sellise nagu nõutud näoga, et noh, aga mida mina teha saan, et siin on täiskasvanud inimesed ja nad peaksid olema huvitatud oma arengust juhina, aga ei ole, et mida mina teha saan. Ja mõnikord ütlen seda täitsa avalikult koos teiste nagu juhtide juuresolekul, mõnikord tegevjuhile niimoodi 4 silma all, et sa pead hakkama mõõtma, mida nad teevad inimestega töös. Ja üheks viisiks mõõta ongi tegelikult kasutada seda sama tunnustava juhtimise programmi koduseid ülesandeid. Iga juht läheb ära, tal on 5 kodust ülesannet, 5 asja, mida ta peab tegema siis selle spetsialisti töö kõrvalt. Kas ta on need asjad ära teinud? Kui ei ole, siis tekib reaalne küsimus, et kas ta on tegelikult selle kuu aja jooksul üldse päriselt juhina edukas olnud. Sest kui me räägime spetsialistist, spetsialistina ta on edukas olnud, ta on oma tööülesandeid teinud. Aga kas ta inimeste juhina on selle aja vältel edukas olnud? Ja mida siis võiks tegelikult jälgida üks tegevjuht siis oma keskastme juhtide juures? Punkt 1. Ta võikski jälgida esimese asjana seda, kui tihti näiteks see juht üldsegi oma inimestega sellisel kollektiivsel tasandil kokku saab. Kui palju ta tegelikult üldse koosolekutesse usub ja kuidas moodi need koosolekud on üles ehitatud. Sest et kui me räägime koosolekust, siis see on nagu sõna koos olemine. Ja nüüd, kui me oleme meeskond, me oleme tegelikult loodud selleks, et koos midagi teha ja me ei saa isegi kokku, et arutada, kuidas meil läheb. Sest et juht võib arvata, et tal ei ole koosolekuid vaja, sest ta saab kõikidega individuaalsel tasandil räägitud. No jah, aga siis ei ole mõtet ka rääkida meeskonnast, siis ei ole mõtet rääkida kollektiivsest pingutusest. Teine asi, mis seal koosolekutel toimub üldse, et kas see on mingisugune kuiv infovahetus või on seal midagi sisulist, kas seal on kõikidele sõna antud, kuidas inimesed käituvad seal, kas juht jälgib seda, missugune see koosoleku kultuur on, kas ta sekkub, kui on liialt katkestajaid, kas ta annab sõna ja püüab kaasata tõesti neid inimesi, kes ise sõna võtta ei taha. Niisiis selline kollektiivne tasand. Siis teine, kui palju ta suhtleb tegelikult üks ühele inimestega, kui palju ta on selektiivne, et kas ta suhtleb rohkem nendega, kellega tal mugavam on suhelda, aga mis saab nendest, kes võib-olla ei ole nii aktiivsed, kas ta leiab aega nendega kohtumiseks, kas ta leiab aega nende ära kuulamiseks, kõik see. Kolmas asi, võib-olla selline delegeerimine ja otsustusvabaduse ülevaatamine, et kui palju on juht harjunud ise kõike kontrollima, ise kõigel silma peal hoidma, versus kas ta tegeleb sellega, et ta saab inimestega kokku, ta püüab aru saada, kus keegi oma arengus on, äkki ta saab kuskilt nagu kontrolli lõdvendada, seeläbi inimesele rohkem valikuvabadust andes ja seeläbi inimeses võib-olla sellist ka sisemist motivatsiooni tekitades. Järgmise asjana, millega võiks täiesti sisuliselt tegelda, on tagasiside küsimine. Kas juht pingutab selle nimel, et saada oma töötajatelt tagasisidet, et kuidas tal päriselt juhina läheb? Kas ta lähtub lihtsalt sellest, et ma olen juht ja sellest piisab, et mul see tiitel on, või ta tunneb sisuliselt huvi ka selle vastu, et kuidas moodi mul juhina päriselt läheb minu meeskonna arvates? Ehk siis välja töötada mingisugune standardne vorm, ka koolituselt kõik juhid saavad selle vormi, mille alusel on võimalik siis turvaliselt küsida ka oma töötajatelt tagasisidet. Ja neljanda asjana, kui tihti ta räägib sellest, ütleme siis, töö mõttest, kui palju ta tunnustab inimesi, kui palju ta pöörab tähelepanu inimeste panusele, kui palju ta kiidab neid, kui palju ta annab nendele tagasisidet, kui ta näeb, et kõik asjad ei ole nii nagu võib-olla võiks olla, kui palju ta pöörab tähelepanu sellistele asjadele ja kas ta on valmis minema sellest ebamugavusest läbi ja nende inimestega rääkima. Kõiki neid asju on võimalik hakata tegelikult mõõtma. Mõõtma ei pea ainult käivet, turuosa, kasvu, kõiki neid tegevusi tegelikult on võimalik mõõta, aga selleks tuleb ka tegevjuhil endal võtta aega ja see süsteem välja mõelda, seda kommunikeerida oma juhtidele ja anda neile teada, et ma jälgin 2 asja, ma jälgin ainult seda, kuidas te tulemusi toote ja kuidas moodi te spetsialistidena hakkama saate, vaid ma jälgin seda ka, et kui palju te päriselt juhtidena inimestega tööd teete. Ja üheks võimaluseks on kahtlemata tulla kas või saata näiteks mõned oma juhid tunnustava juhtimise avalikule koolitusele või tellida terve grupina tunnustava juhtimise koolitus, seal sa saad selle raamistiku kätte. Ja mitte sellises nagu ainult reklaami mõttes praegu, vaid just nimelt sa saad süsteemi, sest seda on paljud juhid öelnud, et nad on saanud süsteemi. Ja nüüd selle süsteemi alusel on võimalik siis endale vastavad sellised mõõdikud ka välja töötada.